Ajaleht Eesti Kirik on nüüd Tartus Peetri kiriku juures. Äsja lõppes siin Tartu luterliku Peetri kooli jumalateenistus Actus. See on ajalooline sündmus, sest lõpetas esimene lend sõjajärgses koolis, taastatud luterlikus Peetri koolis. Õpilasi oli 10, kes täna said põhikooli lõpudiplomi ja saavad jätkata oma elu ja haridusteed. Nüüd on mul võimalik pöörduda veel Tartu luterliku Peetri kooli direktori härra Tarvo Siilabergi poole. Kõigepealt selleks, et soovida palju õnne. See on täna suur päev sinule, meile kõigile. Ütle nüüd, kuidas sa hinnangu annad, et umbes 10 aastat tagasi see suur idee, mis siis idanema sai pandud, on tänaseks jõudnud väga jõudsasse faasi. Et mida see tänane päev sulle tähendab? No, minul isiklikult tähendab tänane päev ikkagi kohale jõudmist. Et 9 aastat kestnud teekond on oma loomuliku lõpuni jõudnud ja nii nagu esimene õpilane sai vastu võetud, toona siis esimesena ja täna siis tähestiku järjekorras viimasena, siis ring saigi täis päris sõna otseses mõttes. Ja kõige suurem heameel on sellest, et kool on ikkagi oma eesmärgi täitnud, et anda soovisime väärtharidust ja väärtusharidust. Ja need lapsed on tõesti mõlemad saanud, et see oli tänasel Actusel tunda. Ja neil on valikuid, nende haridusel on kaalu, neil on võimalik rõõmsal pilgul vaadata tulevikku ja kunagi sama rõõmsal pilgul, kui see kõik on settinud, vaadata Peetri koolile tagasi ja mõelda häid mõtteid ja saada kokku üksteisega vilisteste üritustel ja selle teadmisega, et nemad olid esimesed. Aga eks see oli üks pöörane teekond küll selles suhtes, et see kohale jõudmine on seda rõõmsam. Ja, oma kõnes täna äsja olnud Actus jumalateenistusel tänasid sa väga vanemaid, neid, kes usaldasid kooli, mis oli veel taastamisel 9 aastat tagasi. Millise sõnumi sa täna andsid edasi siis neile, kes lõpetasid? Me saame rääkida sõjajärgse Tartu luterliku Peetri kooli esimesest lennust. Mida sa andsid neile kaasa, mis mõtte, sõnumi? Andsin neile kaasa sõnumi sellest, et sel teekonnal, mis need ees ootab, tuleb hoolida neist, keda nad kohtavad, olla uudishimulik, püüelda selle poole, mis on silmapiiri taga ja liikuda vastu hea soovlikult ja uudishimulikult valgusele ja imele, mis meid loodetavasti kunagi seal päris lõpus siis issanda juures ootab. Aga sel teekonnal juhtub väga palju head, ma usun, nende kõigiga. Nüüd on mul siin üks lõpetaja, Eva-Maria. Sinu õpetaja, esimene õpetaja, meenutas väga ilusti täna seda teie ühist algust, esimest koolipäeva. Kuivõrd sinul on meeles? 1. september 2013, jah? Ei ole meeles. Ei ole meeles. Võib-olla ainult kui piltide pealt vaadata, siis nagu midagi meenub, aga tegelikult ei ole meeles. Mäletan seda, et kui me läksime õpetajate tänavale esimesele siis seda klassi vaatama, siis seal oli see, et ma ütlesin oma klassivennale, et mina istun temaga. Robin, et sina istud minuga. Ja see oli otsustatud, et ma ei lasknud tal isegi nagu valida, aga see on ilmselt kõik, mis ma mäletan. Täna räägiti palju ka Actusel sellest, et kui head haridust Peetri koolist võib saada, et kas Peetri koolist saab hea hariduse, no kuidas, mis hinnangu sina annad, kui hea hariduse kõige avaramas mõttes sa said koolist, mille sa lõpetad? Ma sain seal täpselt sellise hariduse, nagu ma ise pingutasin ennast, nagu nii palju, kui ma ise õppisin ja pingutasin. Et kool on olnud väga suureks toeks ja see on nagu kõik on nagu tänu neile tulnud, aga ise olen pidanud ka ikka väga palju pingutama, et midagi, ma arvan, ei oleks ilma selleta, kui ma ei oleks pingutanud. Kindlasti on sul sõpru, kes
õpivad või lõpetasid teistes koolides. Kuidas sa oma kooli iseloomutad? Mis Peetri koolis on näiteks teistmoodi kui teistes koolides? Kas Peetri kool on üks kool teiste seas või on ikkagi midagi, mis teda tõesti eristab teistest? Meid on vähe ja me oleme üks suur pere. Ja ma arvan, et see eristab meid suurtest koolidest. Ja vist on ka see, et Peetri koolis on usuõpetus, mida igas koolis ei ole. Ja seda ka kindlasti, aga ma arvan, et isegi see on kindlasti ka üks suur erinevus, aga mitte nüüd nii suur, et ja. Pigem ikka see, et me oleme ikka suur pere. Ja teie ise teetegi selle kooli eriliseks, kõik õpilased ja õpetajad, kogu koolipere. Aitäh sulle, ilusat algavat suve ja ilusat elude jätku! Aitäh! Mul on hästi meeldiv võimalus, minu vestluskaaslaseks on õpetaja Ave Kill, kes on tänaste päeva kõige tähtsamate isikute teekaastlane 9 aastat tagasi, esimene klassijuhataja, esimene õpetaja. Et äsja lõppenud aktusel sa rääkisid ilusti sellest koos oldud algusest. Mis tähendus ja tähtsus tänasel päeval sinu jaoks on? Oi, see on nii eriline päev, et seda ongi raske sõnadesse panna. Et tegelikult on see üks imeline teekond olnud, kus me oleme alustanud natuke teadmatusest ja tundmatusest ja milleni see välja on jõudnud, et nii palju rõõmu ja tänu ja pisaraid ja emotsioone ja kõike, mida see kannab, et ma tegelikult nii südamest rõõmustan selle üle ja just, et ma olen saanud olla algusest peale selle teekonna juures, et see on midagi üliimelist. Palju on täna kiidetud, tänatud neid lapsevanemaid, kes 9 aastat tagasi oma lapsed kooli tõid, kooli, mida õieti veel ei olnud justkui olemaski. Aga ma arvan, et eriline tänu kuulub nendele, kes julgesid seda vastutust võtta, et kas sul on ka meeles natukene, kas süda värises ka see 9 aastat tagasi või adusid just seda vastutuse osa, mida seda rolli kandma asudes siis võtsid endale? Eks ta natukene ikka värises, aga ma vist ei osanud veel niimoodi ette mõelda. Ma mäletan, kui ma seda töökuulutust nägin, siis mul oli üks suur tahtmine ühest kristlikus koolis tööd teha ja see oli see peamine asi. Ma nagu rohkem edasi ei mõelnud, mida see kõik endas kannab. Me alustasime seda teekonda ja aeg muidugi näitas, et ega see väga lihtne ei olnud, aga samas oli hästi tore ja rõõmus ja neid samme niimoodi seada järk-järgult, et tegelikult oli see imeline. Aga jah, 1. septembril või päris alguses seal ma ei osanud vist väga karta niimoodi, sest see minu jaoks oli ka natuke teadmatu, mis see tee seal ees ootab. Ja minu vestluskaaslane on praegu Marek Sammul, uus luterliku Peetri kooli direktor. Et äsja oli konkurss, mille teie ära võitsite. Palun, kas te võite väga lühidalt öelda, millega te siis võlusite neid, kes teid valisite? Mida te lubasite luterliku Peetri kooli heaks teha või siin teha? Jah, ega mina ei tea, mida nagu komisjon leidis minu isikus olevat sellist usaldusväärset, sest et minu jaoks isiklikult see on ikkagi väga suur usalduse märk ja tekitab minus sellist sügavat vastutustunnet ja mõõdukat hirmu. Et Peetri kooliga tehtud töö varasemalt on ju olnud suurepärane ja seda üle võtta, see vastutus on suur. Ma ainult proovin siis seda hoida ja kasvatada, seda suunda jätkata. Aga kooli mõttes mul on omad põhimõtted, jah, ja minu jaoks kõik algab koolis ikkagi sellest, et kool peab olema lastele turvaline ja selle peale saab üles ehitada ühelt poolt õppimise himu ja teiselt poolt siis rõõmu. Et kool peab olema üks rõõmus, aga õpihimuline koht. Täna kaasa tehes seda pidupäeva, saades osa nendest hetkedest, kuidas tundub, kas te olete jõudnud kooli, kus on potentsiaal kõigeks selleks, mis te äsja nimetasite? On siin tajuda rõõmu, usaldust ja nii edasi?
ma istusin ja täiesti eraldi mõtlesin selle peale, et ma neid aktuseid, kus ma olen kogenud sellist ühtehoidmist, ei ole olnud palju. Ja mul on õudselt tore meel, et Peetri kooli pere on tõesti üks suur pere ja see teeb väga suurt rõõmu. Nüüd algab suvevaheaeg või on juba uues ametis Peetri kooli direktorina, kuidas? Minul vist jääb suvevaheaeg vahele või lõppes äsja, nii et mina asun esmaspäevast nüüd juba kohe tööle ja tuleb lugemisrohke, analüüsirohke ja põnevust täis suvi, aga töine. Soovime Eesti Kiriku poolt palju jõudu selleks kõigeks ja järgmiste uudisteni. Kõike head, ilusat suve ikkagi! Suur tänu teile!